No probleem meil selles ju ongi, et meil ei ole tarka valitsust, meil ei ole riigimehelikku valitsust, meil ei ole ausat valitsust. Kui te võrdlete meid Norraga, kus oli õlifond, siis jaa, väga tore eeskuju, aga korruptiivne Eesti klikk, kes tegeleb 2,6 miljardi jagamisega tuulikumeestele ja kes parseldab maha meie maavarasid küsimata või arutamata midagi, ei tekita meis mingisugustki lootust, et me saame samamoodi hakkama nagu Norras. Nüüd selle maavarade teema on selles mõttes minu meelest puutub asjasse, ennem te siin ka hurjutasite, et ärme teeme välispoliitikast poliitilise vaidluse objekti. Kõik poliitikad peavad olema avatud demokraatlikus riigis vaieldavad. Alternatiive tohib alati ja peab saama alati pakkuda. Ja eriti olukorras, kus meil on valitsus, kelle välispoliitiline julgeolekupoliitiline joon on pankrotis. Teie olete oma joonega olnud pankrotti jõudnud. Ja see näide, mida te meile ennem tõitesite, et aga vaadake, ameeriklased taastasid meile sõjalise abi ja see on tõestus sellest, et meil ei ole kunagi olnud kindlamat NATO tagatist. See on ju tegelikult vastupidine näide. Mingil hetkel ilma Eesti avalikkuse teatamiseta kadus see sõjaline tugi või abi ära ja siis nüüd, kui see tagasi tuli mingisugusel põhjusel, siis on äkki kõik jälle hästi. Et tegelikult ju näitab see seda, et ei ole hästi, et garantiid ei tööta. Et ei olnud kasu sellest, et me Maalis sõdisime, ei olnud isegi kasu sellest, et me maavarasid neile lubasime. Et me ei tea, mis saab. Ja see on teie poliitilise liini tulemus olnud. Nüüd ma küsiks selle kohta, et meil on hästi palju näiteid sellest, kuidas valitseva kliki kõrged poliitikud, Marko Mihkelson või ka rahandusminister Ligi või ka te ise olete võtnud ikka väga kriitiliselt Trumpi administratsiooni hurjutada ja sellel on omad tagajärjed, et vahepeal kaob sõjaline abinäe ära. Et ma küsin nüüd siis, et mida te kavatsete ette võtta, et sellises olukorras need suhted parandada? Me teame sellest, et Läti välisministeeriumis on tehtud eraldi meeskond ja neil on eraldatud eraldi raha, et Trumpi administratsiooniga siis luua tihedamad, lähedamad erisuhted. Mida teie olete ette võtnud, et meie suhted Ameerika Ühendriikidega oleksid head? Aitäh!